tere, mu head Valguse Tooja kanali kuulajad, vaatajad. Mul on hea meel olla teie ees videoga, mis on siis nüüd selline huvitav ladumine, mis puudutab siis nüüd meie uut 12 loomamärgi või päikesemärgi oleks võib-olla õigem öelda, uut aastat, mis siis omakorda tähendab seda, et saabumas on punase tulihobuse aasta, mis tegelikkuses saabub siis 17. veebruaril. Ja kasutan siis nüüd kohe kõigepealt võimalust anda teile teada üks väga hea uudis. Ja see on nimelt see, et Pärnu konstellatsioonide töötuba ja koostöös tähtede ja pärlite heade kolleegidega oleme võtnud nõuks teha tulihobuse aasta vastuvõttu glamuurse ürituse. Miks glamuurse? Seekord, kuigi me oleme teinud igal aastal neid üritusi, siis seekord sellepärast, et see peab tulema koos vilede ja tuledega, koos sära ja sädelusega. See peab olema ääretult äge, kihvt üritus. Ja seda eelkõige selleks, et teie uus aasta, mu head vaatajad, kuulajad, lähekski mõnusa hooga, tempoga ja just nimelt selles suunas, kuhu te tahate, et ta läheks. Ja ma rõõmustan teid sellega, et ma annan teada, et veel on kohti tulehobuse aasta vastuvõtule. Ja kui sa nüüd ruttu vaatad selle video ära ja leiad, et sina tahad sinna kindlasti kohta saada, sest seal me teeme ennustusi järgmiseks aastaks, meil on glamuurne kihvt show sellel aastal, meil on veel üllatusi, meil on loosid, üks asi, mis me kindlasti välja loosime, on üks tasuta isiklik töö, konstellatsioonitöö. Ja seal on veel üllatusi, seal on veel loose, auhindu, kingitusi, ennustusi. Nii et see on üks äraütlemata vahva üritus 17. veebruaril 2026. aastal. Ja mõistagi on see Pärnus ja mõistagi ta on väga kihvt ja äge üritus. Nii et kes sa seda ladumist nüüd vaatad, paratamatult sa said selle olulise informatsiooni teada, sest muidu sa ei oleks juhtunud seda videot vaatama, kui sul ei oleks seda informatsiooni teada vaja olnud. Nii et nüüd nibin-nabin ruttu, kui see sind kõnetas, siis video lõpus ja nagu kõikide minu videote lõpus on minu isiklik kontakt. Ja kui sa veel tahad minu tegemistest rohkem teada saada, nagu ka sellest tulihobuse aasta vastuvõtust, siis loomulikult sa saad seda teha, kui sa lähed minu kodulehele www.constellation.com ja sealt sa saad kõik minu koordinaadid, minu tegevused ja kõik minu ka kokkusaamise võimalused ja kontaktid. Nii et hetkel ma tänan sind, et sa kuulasid selle olulise informatsiooni ära ja järgmiseks ma siis teen ennustuse selleks samaks algavaks tulihobuse aastaks nüüd kõikidele päikesemärkidele. Ja loomulikult on see ju ikkagi meelelahutusliku sisuga ja mõistagi ei ole vaja siit otsida punkt punktilt mingisugust ettekuulutust, vaid see on kindlasti osa sellest, mida sinu alateadvus tahab sinule edasi öelda. Ja kui sa juhtud seda videot vaatama mingil muul ajal, kui see tulihobuse aasta on juba alanud ja vastu võetud, siis see tähendab seda, et sa pead ikkagi kuulma seda sisu, mis siit praegu tuleb. Nii et moel või teisel oled sa ikka õiges kohas alati, kui su nupp vajutas või su näpp
sõrm vajutas nupule vaata. Nüüd aga head mõnusat vaatamist. Tere mu head kaksikud, mul on rõõm teiega kohtuda ja nüüd on järg teie käes. Ja me hakkame vaatama, mida toob kaksikutele tulihobuse aasta, mis tuleb siis 17. veebruaril. Vaatame esimesed 2 märgusõna teile. Esimesed 2 märgusõna teile, mu armsad kaksikud, millest me lähtume. Mis on need 2 olulist märgusõna? No kaunis, väga kaunis. Esimene kaart ütleb, et mingisugune kauge reis tundub olevat või on keegi teilt, teie asukohast distantsil, teist kaugel, teie jaoks oluline inimene, sündmus, võimalus, mida iganes. Ja hetkel te püüdlete, tahate sinna suunas liikuda, aga mingil põhjusel on see teie jaoks jäänud kättesaamatuks, tabamatuks, kaugeks. Aga kaardid ütlevad, et suure tõenäosusega, kui te teete pingutusi sellel hobuse aastal, siis hobuna on ju meil kiire loom, eks ole. Kui madu tõesti oli pisut võib-olla rahulikum ja aeglasem ja pikki vahemaid väga ei võtnud, siis hobune ta kindlasti teeb teie unistused teoks, mis iganes teil seal kauge maa taga ei olegi. Minu pärast, kes soovis äkki koguni Austraaliasse sõita, kui siin on noori inimesi, kes vaatab ja soovib minna, või kuskile mujale tööle näiteks, siis need võimalused on kõik olemas. Ja teiseks on see aspekt, et kõik, kes on võib-olla olnud kaugel maal, saavad nüüd lähedasemaks või saate ise sinna sõita, mida iganes. Ja teine oluline märgusõna, kullakesed, on ju loomulikult suhted. Kaksikutele on väljas konkreetne suhete kaart. Ehk siis mind kõnetas kohe see 2 šampuse pokaali siin. Kuidagi selline tunne, et te lööte neid šampuse pokaale, see tuli nagu kuskilt, ma ei tea, kus kohast tuli praegu välja, eks ole. Ja paneme, mis siis kuldne taro teile siia ütleb. Mis ütleb kuldne taro siia? No väga huvitavalt ütleb ta. Ta muide ütlebki teile tegelikult täpselt seda sama, mida ma siin nagu ütlesingi, et hetkel tundub, et on aeg maha võetud või võetakse aeg maha selle distantsi pealt oleva sündmuse tõttu. Sündmuse, inimese, kelle iganes. Ühesõnaga selline võib-olla hobuse aasta algus hoogu üles kohe ei võta. Te natukene võtate aega, et mis iganes see siis teil on, kuna see müntide 7 on tegelikult siin nagu suhtekaartide vahel. Ütleme, siin on siis suhtekaart, siin on karikate 10, see on jällegi täis romantikamaja kaart ja kui me siit pildi pealt vaatame, siis siin on ka näha, et on väga kaunis perekond, maja, lapsukesed tantsivad siin ümber noorpaari. Ilmselgelt on see ema ja isa ja karikate 10 on väga hea suhte tunnuskaart, mille nimel te olete pidanud vaeva nägema, kuigi müntide 7 ütleb ka seda, et siin ei pruugi ainult tegemist olla suhtega, aga kogu see
üldine fookus, mis siit ladumisest välja tuleb, vaadake, siin on müntide 9, naisterahvas jälle selles kuldses taros, eks ju, ühel pool seda karikate 10. Ja müntide 7 meesterahvas, kes toetab siis oma kõpla peale, see on teisel pool seda kaarti. Ja distants, horisont on siin peal, ehk siis te olete oodanud ja siis see suhe, eks. Te olete oodanud mingisugust suhet ja ausalt öeldes lausa niimoodi, et te olete kartnud, kas see jõuabki üldse teieni või kas see suhe saab teoks. Sellised hirmud on teie südames, aga siin öeldakse nüüd niimoodi, et aja ennast maast püsti, kui sa siin oled meesterahvas, eks ole, toeta ennast oma nii-öelda kõplanajale ja hakka siis seda maad harima, hakka liikuma selles suunas, kuhu sa tahad liikuda. Muidu see vahemaa ei vähene, kui sa siin jääd seisma ja ootama, eks ole. Täpselt sama naiste poole pealt vaadatuna. Kui sa kardad, et see ei saa teoks, no siis see ei saagi teoks. Kui sa oled lihtsalt ilus ja õilmitsed, siis sellest on üksi vähe. Tähendab, tegutseda tuleb. Hobune tahab, et sa tegutseks selle eesmärgi nimel ja siis see eesmärk on sama hästi kui käes sul. Nii et siin on hästi, kaksikutel on hästi nagu suhte dünaamika siin selles kaardilauas küll praegu. Mis ei tähenda seda, et muud elu ei ole. Kindlasti on töö, kindlasti on puhkus, kindlasti on reisid, eks ole. See kaart on kindlasti ka reisikaart. Kõik need asjad on olemas. Aga fookuses on suhe. Suhe on nagu tundub, et nagu number 1. No ja vaadake siis nüüd, palun väga. Ja mitte ainult, vaid siin tuleb teil ära otsustada koguni seda, et kas sellest suhtest areneb välja kihlus ja vaadake, 22 on 4, siin on samamoodi 4, näete jah? Nii et 4 on ja siin on ka 4. Kui te tulete siit sellest nii-öelda mõttepausist välja, siin on 4, on ka stabiilsuse kaart omakorda, mis tähendab tegelikkuses siis seda, et teie jaoks see 4 mingil põhjusel on nüüd oluline. On see siis kuupäev, on see teie sünniaeg, mis iganes kaksikud see 4 teie jaoks on igal juhul see oluline number ja võib-olla just nimelt hobuse aastal te kihlute. See suhe, mida te siin olete võib-olla veeretanud juba 4 aastat, pakun, millegipärast tuli selline variant praegu. 4 aastat olete te olnud mingisuguses suhtes ja võimalik, et nüüd te jõuate alles kihluseni. Väga paljudel noortel kindlasti on see mure, et ma tahaks küll abielluda või me võiksime abielluda, me oleme nii kaua olnud suhtes, aga ei ole piisavalt raha, et teha seda vägevat pulma, saada seda hirmkallist pulmakleiti, sest no kes ei unistaks siis imetabastest kaunistest pulmadest, eks ole. Aga elu on selline, et tihtipeale tuleb valida, kas kuld või kihlus, et kõik ei ole kuld, mis hiilgab ja öeldakse, et ära lähtu vaid materiaalsest kasust, kaalu ka teisi aspekte. Väga paljudele nendele, kes on tõesti kaalunud kas abielluda või mitte ja näiteks jätavad praegu selle abiellumise ära seetõttu, et ei saa hirmkallist pulmapidu teha, siis teile ma ütlen küll nii, et kaaluge seda aspekti, kui see partner, nagu see kaart praegu näitab, on teie õige partner, siis ilmselgelt võib-olla tasub mõelda seda, et see pulmapidu saab olema natukene tagasihoidlikum või pigem seda edasi lükata, võib-olla on mõistlik praegu kihluda või koguni abielluda ja pidu teha siis kunagi hiljem, näiteks variant. Igaühel on muidugi omad variandid, kes on siin sedapidi, et kes on raha pärast just vastupidi olnud suhtes ja ei saa lahutatud, et siin on nagu ka see variant, et hirm on lahutada, siis see kaart omakorda ütleb seda, et ei ole vaja suhtes olla selle pärast, et suhtes olla, näiteks raha pärast. Te saate ka eraldi võttes oma asju tehtud ja siin öeldakse, et
kõik ei olegi kuld, mis hiilgab. Võib-olla on hingerahu teinekord tähtsam. Nii et vaat sellised asjad tulid selle juurateraapiaga läbi ja seda on ka veel mõned eksemplarid alles, nii et kes tahab, see veel saab Apollo raamatupoodidest ise ka endale seda imetabast minu autoritööna valminud juuraoraaklit soetada. Ja minu käest saab ka. Nüüd siis vaatame, mida juba see armastuse oraakel konkreetselt teile ütleb. Näete, mis ta ütleb? Ta ütleb, et siin on kirg. Siin on kirg. Ma ei teagi, kuhu seda kaarti nüüd niimoodi panna, et ta ka nagu, ma panen selle siis võib-olla siiapoole ja panen selle kirekaardi siia. Et teid kahekesi panen siia kõrvuti, eks ole. Nii, et teid kahekesi panen siia kõrvuti, olete te siis kahekesi või tahate te olla eraldi, eks te siis ise valite. Aga siin on näha, et siin on kirg selles suhtes, mis siin nagu näidatakse. Ja seda leebki paluvad kaardid teil hoida ilusti, no uskumatu lugu. Teate, kaksikud, teil ei olegi muud mitte midagi, teil on see puhtalt suhteaasta. Täiesti müstiline. Kõik need muud rahateenimised, reisid, hirmud, valikud, mis siin igal juhul veel on, need kõik on, nagu öeldakse, peale kauba, aga fookuses on teil suhe, vaadake. Romantilised üllatused on horisondil, ole neile avatud. Hoia oma kireleek ja kirelõõm elus ja lase südamel tuksuda selles mõnusas rütmis. Ja kes nüüd valib juba abielu, siis teil päris kindlasti ütleb see karikate 10, et siia juurde ei ole muud lisada, kui et järgmine etapp, kes on fertiilses eas, nendel on laste sünd kindlasti ka täiesti aktuaalne, täiesti soositud ja täiesti okei. Ja vaatame, mida inglid kõige selle jutu peale teile siis lõpuks ütlevad. Mida siis ingliteraapia teile kõige selle jutu peale siis ütleb. Näete, hirmud on teil sellest, et te võitlete mingisuguste eesmärkide nimel. Ja te olete võidelnud mingite eesmärkide nimel ja seetõttu, kuna see ei ole teil nagu kandnud vilja, siis te tegelikult olete korjanud endale alateadvusse mingisugused hirmud. Aga ilmselgelt laud on lihtsalt nii ilus ja ta on teid natukene nagu ajanud sellisesse letargilisse unne. Aga siin see laud on lihtsalt nii ilus, et ta ütleb, et need mured jäävad nüüd maaaastasse kõik. Ja vaadake, siin tuleb teine kaart toetama seda aspekti. Võimalusest loobumine, ava oma silmad võimalustele, see on tegelikult, ja vaadake, mis hämmastav lugu. 4, vesi 4, see on puhas armastuse karikate kaart, eks ole, Rider-Waite'is. Ja 4, 4 ja 4 ja 4, eks ole. Ja see kurbus, see letargia, mis siit tuleb sellest samast kaardist, et te peate mingist asjast loobuma. Selleks, et saada seda jackpotti, mis siin on. Et ühesõnaga, kui teil on tõesti seal praegu niimoodi, et te valite 2 partneri vahel ja te ei suuda ära valida või ei oska ära valida, siis tegelikult teile öeldakse niimoodi, et te peaksite millestki loobuma selle nimel, et see, mis terendab ja see, mis paistab siin eemal ja hobuseaastal juba tahab teie poole kapata, see on kordades rohkem väärt kui millestki kinni hoidmine, millest te praegu hetkel kullakaksikud kinni hoiate. Tihti on niimoodi, et me tahaksime kõike, aga paraku on elu selline, et päris kõike ei saa. Nii et ava lihtsalt oma silmad võimalustele, vaata nagu neid asju, mis sul on, mitte neid asju, mida sul ei ole, et põhimõtteliselt nagu katsu
liikuda nagu selle printsiibi järgi, et klaas on ikka pooltäis, mitte klaas ei ole pooltühi. Sest olukord on lihtsalt vaja ümber hinnata, sest muidu sa jääd sellest heast võimalusest muide ilma, mis sul siin on. Sul on tegelikult parem võimalus silmapiiril kui see, millest sa kinni hoiad ja loobuda ei raatsi. Ja lahendus, mida sa otsid, see on ka sama hästi, kui sul nagu silme ees. Nii et ava end võimalustele, armastusele ja võta vastu siis see pakutav abi, võta vastu uus lahendus ja sa ei ole tegelikult kusagile nurka surutud. Sa lihtsalt pead vaatama natuke teise nurga alt. Ja kui sa ei saa sellega hakkama, sa võid tulla alati konstellatsioonide töötuppa. Seal me saame ka otsida lahendusi, et sa saad sellest blokeeringust välja võib-olla, kui sa oled natukene nagu kuskil kivi taga kinni, sest sul on nagu suurepärased võimalused. Ja kuidas sa veel saad oma hobusaasta võimalusi aktiveerida, muidugi tule hobusaasta vastuvõtule. Paneme seal hoo sisse sellele hobusaastale ja vaatame, mis see sinu tootem, kullakaksik, võiks olla, mis sind võiks nagu aidata, mingi sümbol, mingisugune maskott, mida iganes. Maskotist rääkides, Eestil on väga kihvt olümpiamängude maskott. Mu meelest enam kaunimat ei saa olla. Nii, ja siin on siis nüüd üks pardike ja ta ütleb niimoodi ja partnership, courtship, partnership, siin on jälle üks ja seesama sõnum kogu aeg, et aktsepteeri iseennast sellisena, nagu sa oled, aktsepteeri oma valikuid, aktsepteeri võimalusi, mis on teistsugusemad võib-olla, kui sa oleksid tahtnud, et nad on. Kindlasti hoia oma individuaalsust ja kindlasti palu abi, kui sa jääd nagu jänni. Ja tegelikult siin öeldakse ka, et sa oled ikkagi ise rõõmuallikas, kui sa lubad endal olla rõõmus ja kui sa lubad näha täis klaasi, mitte pooltühja klaasi, vaid pooltäis klaasi. Ja sinul võiks olla siis üks pisikene armas pardikene, võib olla see tootem või see niisugune soe loomakene, mis võib olla, kui sa alati teda vaatad, eks ole, sooja pilguga, siis sa saad aru, et klaas ongi pooltäis ja see võtab sinu hirmud maha ja jällegi, see võib ju olla väike kujukene, väikene selline, ma ei tea, mängupart, kui sul on pisikene, kellega sa koos vannis käid, mida iganes, fantaasia alla sa lennata. Aga ta peab sümboliseerima sulle seda tuge, seda headust, seda pooltäis klaasi. Et nii nagu võib-olla tuleb selline kurbus nagu peale, et kas ma ikka saan hakkama, kas ma suudan, saan, jõuan, jaksan. Siis sa võtad selle pisikese armsa pardikese võib-olla, kas siis paned kaela või on sul sõrmus või on sul mis iganes asi, aga sa igal juhul näed ja sul tuleb meelde, et vau, minu klaas on pooltäis ja ma olen rahul sellega, mis minu elus on head, sest hobusaasta ainult head mulle toobki. Vaat selline sai kaksikute ladumine ja ma tänan teid, kallid kaksikud, ja ega muud kui järgmiste kohtumisteni, kas siis juba tulis hobusaasta vastuvõtupeol, kui sa veel tahad sinna jõuda, või konstellatsioonide töötoas, või minuga isiklikult. Igal juhul peatse järgmise kohtumiseni.